tere tulemast kuulama Euronics taskuhäälingut. Tänases saates on taaskord Meelis Väljamäe ja Indrek Sillaste. Eelmine kord me lubasime, et me räägime uudest toodetest, aga kuna vahepeal üllatus, tegi Apple oma suure arvutite esitluse, tegi suure tegelikult päris väikse arvutite esitluse selles mõttes, et nad ei teinud pressikonverentsi, vaid nad kuulutasid kõik asjad välja pressiteate kaudu, siis me räägime hoopis uutest Apple'i toodetest ja mõnedest teistest asjadest ka, sest Apple on lisaks siis MacBookidele ka turule toonud uue HomePodi ja teisi huvitavaid uudiseid on Apple'ilt, nii et hakkame nendest pihta. Ja uudistoodest räägime järgmises saates, aga Mac Mini on, ilmselt MacBook Pro on tegelikult kõige olulisem. Mac Mini on selline natukene väiksema huviga asi, eks ole, aga samas nagu väga huvitav, et Mac Mini on tegelikult selle poolest oluline, et siiamaani oli seda saada minu arust nii M1-ga kui ka Inteli kiibiga, eks ole. Siis nüüd Inteli versiooni tootmine lõpetatakse ära, lõpuks ometest Apple on lubanud, nad paari aastaga lähevad täielikult oma kiipide peale üle ja nüüd on see 2 aastat tegelikult täis tiksunud. Ja järgi on jäänud ainult see suur kast, ehk siis lauaarvuti Mac Pro, mida kasutavad eriti stuudiod ja sellised eriti professionaalsed sisutootjad, eks ole, ja nemad peavad veel ootama, sest et siiamaani mina eeldan seda, et selle M2-ga võib-olla Mac Pro ei tulegi, et pigem siin suvel või sügisel tuleb juba M3 ja siis äkki tuleb sellega, et siis on veel võimsam, eks ole, mis on nagu piisav selleks, et sellist väga suurt ja võimast arvutit uuendada. Ja juba muutus teha siis ja jälle sellele kõige värskamale ja kõige uuemale, mida siis sügisel tõenäoliselt välja kuulutatakse, siis nendele see peale tuleb. Ja sest et kasti eelis on vaata see, et sa saad sinna panna erinevaid laptopist või minist, saad sa panna sinna suure jahutuse, eks ole. Mis tähendab seda, et kuigi see Apple'i kiibid on niigi väga võimsad, siis sinna saad teha ju veel suurem ja veel võimsam ja sul ei ole seda probleemi, et sul ei ole seda võimalik jahutada normaalselt. Mac Mini, mis asendabki näiteks ju paljudele sellise koduse arvuti, sellise ülikompaktse variandi. Ja ta on väike, hästi vaikne, aga nad ei saagi seal selle väga võimsa kiibiga nagu tööd teha, sest jahutust lihtsalt ei ole selle jaoks. Ei kasuta sellist suurt aktiivjahutust ei kasuta, nii et sellise klassikalise koduarvutina, millel ei ole sellist nagu mänguri võimalust, aga kõige muuga saab väga hästi hakkama, siis on see Mac Mini omade protsessoritega ja M1-ga on väga hästi, aga... Ja et kui sa tahad Maci arvutit, ega sul ei ole vaja sülearvutit või teiseks arvutiks ole ja sul on olemas nagu monitor juba laua peal olemas, siis tegelikult Mac Mini on väga hea ja tegelikult on ju olemas sellised monitore ka, mis on spetsiaalselt Mac Mini jaoks mõeldud, et see arvuti sobib sinna monitori alla nagu väga ilusti, on kohe spetsiaalne koht seal ja näeb väga ilus välja. Selles mõttes on nagu Mac Mini just sellised väiksemateks sisutootust asjadeks või ka miks mitte niisama tekstitootjaks muus asjadeks väga mõistlik, eks ole, kuigi väiksemad asjad jaoks võib-olla sülearvuti on veel parem ja siis dock pluss monitor, eks ole. Aga kui me sülearvutitest räägime, siis siin on ikkagi sama asi, et kui eelmine aasta tuli need uuemad M2 kiibid MacBook Airile, mis tegelikult oli esimene Air üle aastate, mis muutis täielikult välimust, eks ole, ta läks väga proode sarnaseks, ekraan läks väga mõnusaks kitsaks ja nii edasi. Ja siis ka 13 oli selle Prole tuli M2 kiip, siis 14 oli ja 16 olid veel vana kiibiga ja siis tekkiski dilemma, et kui ma tahan ikkagi sellist võimsamat, suuremat arvutit, aga ma saan selle osta ainult nagu lahema protsessoriga, et mida ma siis tegelikult ostma peaksin, eks ole. Aga nüüd on nagu need mured lahendatud, sest et nüüd on olemas siis M2-ga MacBook Pro ka 14 ja 16 tagumine aeg iseenesest ja kõik, kes tahavad ikkagi sellise aktiivse sisuloomisega tegeleda, siis see on see masin, eks ole, põhimõtteliselt. Ja, aga näiteks kasutatakse M2 Prod ja M2 Max. Ja Maximi just, ja need erinevalt siis 13 kasutas M2 lihtsalt. Tavalist, ja siis 16, 14 ja 16 tulevad siis Max Pro või M2 Pro ja M2 Max protsessorid. Just, ja seal on ka tegelikult ju see, et samamoodi on suuremad kiibid, eriti Pro vajab ikkagi nagu natukene suuremaid ventilaatori, mis mahuvad suuremasse korpusesse. Et seal on seesama jahutuse küsimus ja loomulikult ka see, et ka suurema resolutsiooniga ekraani vedamiseks on vaja võimsamat kiipi, mis omakorda vaja võimsamat jahutust, ehk siis kõik see on omavahel seotud, eks ole. Andmed on muidugi nagu ikka tippklassi Macide puhul muljetavaldavad. Lihtsamad variandid on siin kuni 32 giga siis mälu ja Maxiga mudelitel kuni 96 giga mälu, nii et see on fantastiline. Kunagi me rääksime megadest mäludest. Just. Ta on ikkagi tööarvutid, et kes sellist mingisuguse ongi jälle sisuloojatele või siis sellistele graafilist tööd tegevatele inimestele, kus väga paljud ju spetsiaalsed programmid istuvadki nii-öelda RAM-mälu baasil, et võimalikult kiire ja mõnus oleks arvuti, siis selleks sul seda RAM-mälu vaja sinna läheb, nii et nendele see võimalust luuakse. Ega ühenduse kiirused, eks ole, et esiteks Wi-Fi 6E, mis on kõige uuem standard ja
arvan, et väga paljud inimestel ei ole Wi-Fi 6E toega ruutereid. Väga vähestel on seda. Kui sul on kodus operaatori, ehk siis mõne internetiteenuse pakkuja poolt pakutav, renditav ruuter, siis seal ei ole isegi tavaliselt Wi-Fi 6 mitte. Lootusetu, seal ei ole Wi-Fi 6-dest. Just, ehk siis see on kõige uuem, kõige kiirem, aga kui sul on olemas vastav ruuter ja sul on vaja nagu kiiresti faile liigutada, siis tegelikult ikkagi ta asendab praktiliselt täielikult kaablit, sest ta on piisavalt kiire, eks ole. Ja ta on ikka väga-väga kiire. Üle gigabitti. Üle giga on muidugi. See on see, et kui täna sa koduse ruuteri, klassikalise koduse ruuteril ongi heal juhul on sul sisevõrk ongi gigase kiirusega või siis nii-öelda seadmete vaheline ühendus on gigane, siis nüüd juba Wi-Fi 6E võimaldab ikkagi rohkem. Just. Ja teine asi, eks ole, mis siis nagu monitoride toega on see, et toetavad siis kuni 8K ekraane sagedusega 60 Hz, mis on ka nagu fantastiline, et ega siin nagu väga palju selliseid arvuteid ei ole, mis nii palju välja annaks. Ja siis 4K monitore kuni 240 Hz, mis on võib-olla ei ole nii eriline, aga siiski Apple'i masinate puhul piisav, eks ole, sest selle sa ei mängi. 240 Hz on ikka rohkem, kui silmad näevad. See on iga mängija unistus on selline asi saada ka klassikaliselt PC-l ja 240 Hz monitorist ja lauaarvutist kätte, nii et ja madalamalt kui 4K resolutsioonil, nii et see suudab siin seda 4K-l ilusti vabalt teha. Loomulikult siin on ka jällegi, nagu Apple'i seadmete puhul ikka on küsimus alati hinnas ja ega sellised tippklassi masinad väga odavad ei saa olla ja siin samamoodi, et ikkagi need uuemad mudelid seal algavad kuskil seal 2500, eks ole, ja lähevad seal kuskil väga-väga kalliks, et ma arvan, 10 või rohkem isegi. Ja sõltub, kui palju sa nüüd seda erikonfiguratsiooni sinna tahad, et üks asi on ju alati see klassika, mis sulle pakutakse välja, et seal alla 32 RAM-i ja terabaiti SSD-dega ja siis kui tahad seal peal muuta, et sul on kindlalt vaja 64 või sul ongi vaja selle M2 Max protsessoriga arvutit ja sul on vaja 96 giga RAM, et siis siinkohas hinnahüppe tuleb suht märkimisväärne juba sinna juurde. Nii et. No, siin kehtib tegelikult täpselt sama asi, et enamusel inimestele ei ole sellist arvutit tarbis. Ja ütleme nüüd sellist arvutit, mis maksab siis, ma ei tea, 9000 eurot või 6000 eurot ei ole tarvis. Aga kindlasti on sellised, kes ostab sellise Delfi vaatamiseks. Võib-olla tõesti. Aga tegelikult, kui mina tahtsin jõuda, on see, et nagu me siin ka varem oleme tegelikult Maci teemades rääkinud, on see, et kui sa teed sellega tööd ja kui sul on ikkagi tööd palju ja see arvuti võimaldus sul sama video ära renderdada või seda koodi kompileerida 30%, 50% kiiremini, mis tam sellest sa saad võtta 1,5 korda rohkem kliente endale, eks ole, ja sa teenid sellega piisavalt hästi, siis see tähendab seda, et see 6000 eurot selle masina eest maksta tegelikult asub päris kiiresti ära, sest sa saadki teha oma tööd palju efektiivsemalt. Ja see on tegelikult see turg, kuhu need masinad mõeldud on, ehk siis profidele, kellel tegelikult iga sekund loeb, eks ole, ja seal on see hind, et tegelikult ei ole ühtegi pidi hull. Ja alati see ju see arvuti valimine ju teoreetiliselt, nii nagu sa ütlesid, nii peabki käima, et vaatadki, mida sul reaalselt nagu vaja on, et kui sa suudad hinnata enda aega või mis sa selleks töö tegemiseks kulutad ja versus mida see arvuti sulle võimaldab, tegelikult see olekski kõige õigem lähenemine selle arvuti välja valimisele või tema selle siis sisemise konfiguratsiooni paika panemiseks enda vajadustele, et ei olegi mõtet võtta sinna, muidugi lihti on tõesti öelda, panna kõik näitajad maksimumi, kui rahakott kannatab, ostad ära ja siis reaalselt kasutad seda ükskõik mille jaoks, aga kui sa sellist koormust ei oska arvutile anda, siis pole saad seda raha lihtsalt kuskil mujal kasutada. Teised asjad, mille peale saab seda raha kasutada, on tegelikult näiteks muusika kuulamiseks osta endale uus HomePod. Siis Apple tuli välja ka uue HomePodiga, mis on väga sarnane eelmisega, natukene on võetud asju vähemaks, natukene on pandud asju juurde, hind, vähemalt see algne hind, millega ta müügil tuleb, on tehtud odavamaks, kui eelmine maksis $350, siis uus mudel maksab $300, see eelmine mudel oli tegelikult, 2018 tuli välja, et on 5 aastat vana ja 2021, siis 2 aastat tagasi, poolteist aastat tagasi ta siis võeti müügilt ära ja vahepeal uut ei olnud, tuli ainult see see pisike versioon, eks ole. Nüüd on siis uus ja seal natuke on tehtud, et Wi-Fi on tehtud natuke lahjemaks, mikrofone on võetud natuke vähemaks, kõrgskõlarid on võetud natuke vähemaks, aga sellest on parandatud kõvasti softi, eks Apple ütleb, et nad saavad selle parandatud softiga nagu sama efekti kätte nendest vähematest andmetest, mis on mõnes loogiline, eks ole.
ega see tegelikult see eelmine HomePod ja protsessor sees on ka S7 kiip, kõik see on nagu hästi võimas ja tegelikult võib-olla võimsam, kui ühele kõlarile vaja on, aga mina näen siit tagant paistmas, selle tagant, et vahepeal uut mudelit ei olnud ja nüüd see tuli, mina näen siit tagant paistmas mäderi kõrvu. ja tegelikult ka teine uudis pisike, et HomePod minile tuleb tarkvara uuendusega temperatuuri ja niiskuse andurite tugi, ehk et andurid on sees olemas, peidus olnud kogu aeg, aga nüüd see aktiveeritakse, seal peale ka mäderi kõrvu, ehk siis tegelikult siin on nagu see asi, et kuna Apple ju töötas, ise oli seal mäderi standardi väljatöötajate hulgas, siis samamoodi nagu kõik teised nutikodu seadmete tegijad, nemad ka ilmselt ootasid, kuni see tuleb ja tegid selle uue softi kohe sellega ühilduvaks, nad ei hakanud neid ennem lihtsalt välja tooma, esiteks nende sensorite aktiveerimise polnud ennem nagu väga mõtet võib-olla, sest oli vaja ümber teha soft, eks ole. Ja selle uuel riistvara väljaandmise ka, et anname siis juba kohe välja sellise tarkvaraga, millel on siis kohe see mingid lisad juures, kuigi nad siin kohe ütlevad, et tegelikult kevadel tuleb uuem versioon, millel on veel rohkem neid erinevaid nutikodu omadusi, nii et nad tegelikult seda jupikaupaga parandavad, aga heli on jätkuvalt hea, nagu HomePodil alati on olnud, eks ole, nii et ruumiline heli siis Apple Musicuga ja ma ei mäleta, kas eelmisel oli see võimalik, aga praegu on see, et kui sa ühendad, vist oli küll, et HDMI pesa on ja kui sa ühendad Apple TV-ga, siis sa saad 2 kõlarit ühendada sellega ja panna nii-öelda stereo, kuidas nagu koduvino teha sellest. Ja et see on ka tegelikult väga selline unikaalne omadus. Sonosel saab ka läbi mingite variantide ühendada ka need tavalised pisikesed kõlarid, eks ole, kodukinoga, kuigi neil on selle jaoks tegelikult olemas soundbarid, eks need on nagu tegelikult selle jaoks mõeldud ja siis väiksemad kõlarid käivad tegelikult tagakanaliteks. Aga selles mõttes huvitav, et see paljud arvasid, et äkki uut HomePod enam ei tulegi, eelmine nagu võeti müügilt maha ja jäi ainult see väike alles, et väideti, et neid ei müüdud nii palju, kui Apple lootis, aga samas selline pisikese 1 või 2 väikse kõlari turg on ikkagi täitsa olemas, et mulle endale meeldivad need IKEA Sonosega koostöös tehtud mudelid, millel on lambi jala sees on kõlar, eks ole, mis on täiesti magamistuppa nagu väga huvitav lahendus. Ja võib-olla kui me praegu Eestisse igal uus mudel veel jõudnud ei ole, küll ta ja samamoodi ka uued Macid peaks kohe saabuma, et eks me siis hoiame teid ka kursis, millal nad tegelikult müügile jõuavad ja millal nad osta saab, mis need päris nagu Eesti hinnad on, siis nad võivad erineda päris tugevalt sellest, mis nad Ameerikas maksavad, nii et me täpselt veel hindu ei tea. Aga üks Apple'i uudis, mis on nagu kõigile positiivsetele lisaks on natuke negatiivsemate killast, on siis see, et kaua oodatud Apple'i virtuaalreaalsuse prillid, mis pidid sel aastal välja tulema ja nüüd nad ütlevad, et kõige varasem aeg on tegelikult 2025, nii et see lükatakse edasi ja samamoodi siis, kuigi ametlikud nad ei ole neid ju isegi tunnistanud, et nad töötavad sellest hästi kallal, aga väga palju ikkagi siis kuulujutte ja üsna arvestavaid lekkeid nagu liigub ja väidetavalt töötavad ka teiste lihtsamate, väiksemate kallal, mis peaks tulema natuke varem välja, aga eks me siis näe, sel aastal me ilmselt Apple'ile prille veel ei näe. Ja see näitab ka tegelikult seda, et eks kõik see virtuaal ja ka eliitreaalsus ja kõik see on nagu selline keerulisem, kui paljud tootjad tahaksid, eks ole, selle nagu tegemine tegelikult sellise võimsa pilditöötluse ja tehisintellekti sellise väikestesse mugavatesse prillidesse saamine on nagu keeruline, et sellise toasuuruse masina võis ehitada, mis nagu kõik asja hästi teeb, eks ole. Proovis seda asja väikseks teha, eks. Ja siis tekib see ka sama kuumuse probleem, et kui sul ikka prillid on pea, siis nad ei saa kuumaks minna, eks ole, ja siis teine probleem, mis tekib, on see, et kuidas akud kestavad, üks asi on see, et kui nad on ühendatud otse telefoniga, sealt tuleb mingi signaal, eks ole, juhtmega, siis on vähe lihtsam võib-olla. Aga kui ta võtab ise mingi autonoomsust eeldab ja võtab nagu omal mingid akud, nagu oli Google Glassi kunagi, eks ole, siis ju on eriti keeruline. Ja siis on see, et teoreetiliselt ju sa saad ju teha neid juhtmaomasid küll, aga raskeks lõpuks läheb. Ja siis ta ei ole enam võib-olla peas ei tundu nagu loomulik, et idee on ju lõpuks on nagu idee selline, et sinu jaoks on siuke nagu märkamatu asi see peas, lihtsalt pane prill ette ja sinu jaoks nagu kaaluliselt kuidagi midagi ei muutu, vaid ta ongi siuke ääretult mugav asi peas, aga aku kipub jah siis tegema seda, et kas on väike ja liiga vähe kestev või on siis juba suurem ja natuke liiga raskem ja läheb liiga kohmakaks. Tegelikult isegi need juhtmega mudelid, need eriti, Apple küll ei tee nüüd päris virtuaalreaalsuse prille, vaid pigem see liitreaalsuse prille, mis aitavad sul nagu näha siis ümbritsevad ka väga hästi ja siis sinna peale mingid lisainfot sööta. Aga tegelikult virtuaalreaalsuse prillidega on sama häda, et kui me vaatame seda PlayStation VR 2 või viimast seda HTC Vive'i või Oculus Pro, mis see viimane on, mis tuli nüüd välja hiljuti, eks ole. Kõigil neil on see, et nad on nüüd viinud
pilditöötlus selle kuklasse, eks ole, et oleks nagu, et ei oleks ainult otsa ees ja oleks raskus, vaid osa raskust oleks siis selja taga ja ikkagi, et nad lähevad nagu, isegi need juhtmega, kus akut ei ole vaja, on ikkagi nagu piisavalt rasked, et nad nagu näevad vaeva, et see kergemaks tegemiseks, aga ega see väga lihtne ei ole, nad üritavad seda kaalu nagu jaotada ümber pea niimoodi, et ei oleks ühe koha peal väga raske, eks ole, et otsa ees siis ei piinaks ja siis sellega tehakse kõvasti tööd, aga noh, nagu me teame, siis mida võimsamaks asjad lähevad, seda suuremaid protsessorid on vaja, seda rohkem tarbib võimsust, seda rohkem suuremat akut on tarvis, eks ole, et siin ei ole nagu väga lihtsaid lahendusi praegu ja eks akutööstus küll areneb meeletute sammudega, aga mitte nii kiiresti, me ka näeme ju elektriautodes seda, et ikkagi siin nagu suuremad kallimad asjad kaaluvad seal mitu tonni, eks ole, et maksab 3 korda rohkem kui bensiinimootoriga auto, kuigi need tavalised elektriautod lihtsamalt kaaluvad seal mingi kolmandiku võrra rohkem, eks, aga rohkem kaaluvad igal juhul. Muidugi. Ja tõenäoliselt sellepärast ka kuna Apple'i eesmärk on alati anda välja ikkagi suhteliselt ideaalne toode juba. Just. Ja sellepärast on seda ka siis ka lükkavad edasi ja nad ei ole nõus eksperimenteerima. Ja anna seda ametlikku kuupäeva, et näed, nüüd peaks midagi tulema, vaid öeldeksegi lõpuks on siis, nüüd on siis valmis. Aga muidugi ei tea, mis juba teistel selle peale saanud on, teiste prillidest juba. Alguses võiks arvata, et teised lähevad nagu eest ära ja teevad nagu väga ägeda asju, aga praeguseks on see kuidagi ikkagi seisma jäänud kõigil, eks ole, nii et võib juhtuda, et Apple teebki kõige paremad, mille üle ei maksa imestada, sest nad on teisi asju teinud niimoodi, et teised siin eksperimenteerivad ja teevad huvitavaid asju ja siis Apple tuleb ja teeb nagu, õpib nagu neist kõigi teiste vigadest ja teeb endale nagu just sihukese ideaalse asja, eks ole. Seda on paremgi juhtunud. Tahvelarvutid tehti enne iPadi kõvasti, eks ole, nutitelefon tehti enne iPhone'i kõvasti, aga siis, kui Apple tuli oma asjadega välja, siis hakkas see tegelikult innovatsioon nagu päriselt elama, et siis üritati nagu teha midagi veel paremat ja see on tegelikult hea, kui niimoodi innovatsioon edasi lükatakse. Ootame, loodame, et tuleb lõpuks hea asi. Täpselt. Apple'ist räägime nüüd Google'ist ja sellest, et lõpuks ometi tundub, et Google on tegemas oma kadunud asjade leidmise vidinat, siis trackerid, mis nagu on Apple AirTag, või nagu on Galaxy SmartTag Samsungil, eks ole, Samsungi SmartTagid on äged asjad ja minu enda võtmehoidi küljes üks selline on, aga mureks on seal see, et see eeldab Samsungi telefoni kasutamist ja kui sul on mõni muu Androidi tootja, keda on palju, eks ole, vahet pole, kas ta on Xiaomi või Motorola või Pixel või mõni kolmas, siis tegelikult sa ei saa neid kasutada, eks sul ei olegi ühtegi tag'i, okei, sul on Tile, aga selliste asjade leidjate probleemiks on see, et sul peab olema siis piisavalt suur Bluetoothi toega võrgustik ja ehk siis põhimõtteliselt peab olema piisavalt palju seadmed, millel on see äpp installitud, eks ole. Samsungil ja Apple'il on see, et igal iPhone, igal Samsungi telefonil on see juba tehasest sees ja sa ei pea midagi tegema, eks ole, sa pead lihtsalt selle oma trackeri ja oma telefoniga ära ühendama ja siis kui sa peaks need võtmed ära kaotama ja kuulutad need äpis kaotatuks, siis põhimõtteliselt iga suvalise inimese telefon, siis vastavalt Samsungi telefon või iPhone, kes sellest sinu trackerist piisavalt lähedalt, 10 meetrit on tavaliselt see Bluetooth ulatuseks mööda läheb, siis nemad ei tee midagi sellest, aga nende telefon saadab siis sinu telefonile selle info, et näed, asub siin. Just. Aga kui sul ei ole ei Apple, iPhone ega Samsungi telefoni, siis praegu hetkel sa võid kasutada näiteks Tile'i või Chipolot või mõnda muud sellist Eestis küll ei müüda ühtegi neist kuskilt mujalt tellida, aga probleem on selles, et tõenäosus, et inimestel on, kellel on sama tracker ja kellel on see äpp installitud, mis seda jälgimist teeb, on nii kaduv väike, et tõenäoliselt sa lihtsalt ei leiaks need võtmed üles, eks ole. Just. Ja sellepärast on lõpuks ometi hea uudis see, et siis Google töötab aktiivselt selle kallal, et konkurent tuua turule, sest Pixel-telefonidel on ka ju vaja trackerit, eks ole, et nii kui peaaegu mina kuulsin sellest, et Apple oma trackeri teeb, siis tegelikult minu esimene mõte oli, et nüüd on Google'il tagumine aeg osta ära Tile või mõni muu selline tootja, sest et tarkvara nad oskavad teha, miks nad peaksid ise seda ristvara tegemisega vaeva nägema, nullist seda tegema, kui neil on võimalik nagu olemasolev nii-öelda kohe olemasolev kliendibaas endale hankida, eks ole. Aga nad seda ei teinud ja nüüd tuleb välja, et nad ikkagi üritavad teha siis 2 asja, et nad üritavad teha oma trackerit. Kõige värasem lootus on see, et äkki me näeme seda siin Google I.O.-l, mis on mais, kuigi mina panustaks pigem sellele, et äkki me näeme seda koos uute Pixeli telefonidega sügisel. Iseenesest, ilmselt me tahaks lootma sel aastal ikkagi seda näeme. Tundub, et siis Google enda oma tuleb ka lisaks Bluetoothile siis sarnaselt AirTagiga UVB ja siis Samsungil on ka üks kallim versioon sellest trackerist, mis on UVB toega, ehk ultra wideband'iga, mis oskab sulle näidata siis ka asukohta täpselt, et kui ta on kuskile voodi vahele kukkunud, siis sa
telefon näitab sulle nagu täpselt, kus suunas ta asub, eks ole, ja isegi kui kaugel ta asub. Ja tegelikult praegune näitab ju sulle seda, ta näitab seda kaugust lihtsalt, kui sa toas liigud ringis, ta näitab sulle skaala peale, et kui ligidal sa oled täna. Ja teine asi, millega Google tegeleb, ongi see, mille just jõudsid, et see kauguse näitamine, et nad üritavad teha siis sinna Google Play Services uut algoritmi, mis Bluetooth signaali tugevuse põhjal näitaks väga täpselt või veel täpsemalt kui praegu seda asukohta ja kaugust ja suunda, eks ole. Et kui siiamaani on selleks UWB-d vaja, siis et Google enda trackerile see tuleb ilmselt sisse, aga et nad hakkavad siis toetama ka teisi tootjaid, kelle trackeritele võib-olla on ainult Bluetoothi ja ka telefonide puhul, eks ole, kui see telefon on kadunud, sa saad teise pealt vaadata, eks täpsemalt. Et seda Find My võrgustikku nad üritavad laiendada, täpsemaks teha ja ilmselgelt selle mõte on ka see siis, et ikkagi ette valmistada seda trackeri turule toomist. Et eks me siis näe, et mina tahaks küll, et oleks, üks asi muidugi see, mis oleks ideaalne, oleks see, et kui nad teeksid siin ka koostööd Samsungiga ja lisaksid sellesse Google'i Find My võrgustikuga Samsungi trackerid sisse, sest praegu töötavad ainult Samsungi enda telefonidel ja Samsungi enda võrgustiku kaudu, mis on natuke piiratud, aga siin on loogiline aru saada, Samsung tahab, et sa ostaksid Samsungi telefoni, Samsungi trackeri, Samsungi kella, et see ökosüsteemi mäng, eks ole, ja see on täiesti loogiline, igal tootjal on see huvi olemas. Ja Samsung on tegelikult ainus Androidi peal tootja, kes saab seda endale lubada, sest et nende lihtsalt turuosa on nii suur, eks ole. Ja Google on teine sellepärast, et nemad lihtsalt saavad sellepärast endale lubada, et nende turuosa on väike, aga fännibaas või selles mõttes on suhteliselt suur, et inimesed, kelle meeldivad Google seadmed, eriti siin Ameerikas või Lääne-Euroopas, neid ikkagi on ja nendel inimestel on kõigile võimalik see asi ikkagi maha müüa, eks ole. Ja kokkuvõttes ikkagi need võiksid oma võiksid koostööd teha. Just, võiks koostööd teha, jah. Ja, et kõik sarnase, põhimõtteliselt üks-ühele põhimõttega seadmetel võiks olla ja selle igasuguse otsimise jaoks võiks olla see platvorm omavahel ristkasutusega, et pole lõpuks vahet, kelle telefon sulle selle asukoha annab, et mul on vaja otsida, on mul siis varasemalt olemas mõni tag või ostan ma praegult eelistan kellegi oma. Just mõtlesin välja kõige negatiivsem stsenaariumis on see, kui Google enda tracker hakkab tööle ainult pikslitega. ei usu. See üks nüüd USA turg ainult, siis pole mujal mõttes. Need on pisut vähe, see ei oleks nagu kriitiline mass, eks ole, et see ei saaks, see ei ole loogiline. Ma ei kujuta ette, kui palju või kui vähe müüakse Eestis Pixli telefon, ma arvan, see on ikkagi... Kuna Google ametlikult siin ei tööta ja siis tekib probleem Voice over LTD, 5G ja muud asjadega, siis tegelikult ega ei müüda. Aga võib-olla ka see muutub mingil hetkel lähitulevikus, eks. Selline huvitav värk toimub Google'i trackeriga, et ma kohe läheks juba ostma, kui see töötaks Samsungi telefoniga, mis on praegu on, või mõne muu Androidiga telefoniga, siis ma pigem ilmselt vahetaks Samsungi omad Google'i omad vastu välja, võib-olla, ma ei tea. Aga praegu hetkel on see, et kuna on Samsungi telefon, siis Samsungi tracker töötab, aga see ei tähenda, et see kõvasti nii on, eks. Eks ongi, kui tuleb välja, siis saab proovida, kas on erinev, kui palju on erinev. Ja siis on juba seda otsust lihtsam teha või äkki tõesti tulebki ikkagi kokku seotud kas siis Samsungi või kellegagi, et saavad mingi ühise otsingu platvormi ka veel seal, et töötaks ühtsesse selle ökosüsteemi rohkem nagu ühtlustada, et otsingusüsteeme toetaksid erinevad telefonid, mitte siis ainult Google'i omad või saaks Samsungi tag'e saaks ka otsida. Ja, mul tundub, et ma usun, et päris nii heaks me seda elu ei saa, nagu toimus Matteriga, et kõik tegid oma nutikodu standardit ja siis ühel hetkel saadi aru, et see on inimestel väga keeruline, nad ei mitte midagi aru, mis millega töötab ja siis nad panid leivad ühte kappi ja tegid ühtse standardi. Ma usun, et trackeritega me nii lihtsalt elu ei näe, et Apple'i, Google trackerid ja Samsungi omad ühes võrgus koos töötaksid, aga vähemalt, et siis Android versus iOS nagu trackerid töötaksid ühe platvormi peal kõigi seadmetega, selline asi võiks ometigi toimuda. Jaa, see olekski tõenäoliselt kõige mugavam, et just see asi, milleks ta mõeldud on, et muidu on see, et ta peab ju saama toetava telefoni endale suht ligidale, et ta suudaks suhelda ja anda asukohast nagu teada anda. Ja kui sul näiteks tõesti lähebki halvasti, et sul ei kõnnigi ühtegi Samsungit mööda, see reaalselt ei leiagi oma asja üldse. Aga kui läheb ka Apple mööda ja seade nagu näeb, et näed, siin on selline tracker, annab võrku teada, kuidagi adresseeritakse seda ja tuleb see info sinuni, et näed, ikkagi seal ta on. Aga ütleme nii, et see tõenäosus, et sinu trackerist läheb mööda Samsungi telefon on 100 korda või 1000 korda suurem kui see, et sinu telefonist läheb mööda Pixel. See täpselt. See on nagu see, eks ole. Et ma arvan, see ainult Pixli puhul lukus hoidmine tõesti
kui vähe müüakse neid ainult pikseltelefoni, siis Eestis väga, ma ei tea, polegi seda väga suurt pointi sellist trackerit nagu müüa, et telefoni lihtsalt liiga vähe. Täpselt. Aga olgu, liigume edasi järgmise kuliga seotud asjani, nimelt see, et kunagi väga edukad ja populaarsed olnud Fitbiti kellad lähevad järjest kahjuks rumalamaks. Google, kes on Fitbiti ära ostnud, teeb sinna igasugused huvitavaid liigutusi ja kohati on arusaamatu, miks, et tulid välja selle aasta, eelmise aasta siis praeguseks Sense 2 ja Versa 4, eks ole, siis neil oli palju vähem omadusi, kui oli Versa 3 ja Sense 1. Ja nüüd siis tuleb ka nendele vanadele mudelitele, nii Versa 2, Versa 3 kui Sense'il kaob ära muusikateenuste tugi, ehk siis Pandora ja Deezer, Euroopas Deezer ja Ameerikas Pandora olid siiamaani samamoodi nagu siis Samsung kelladel Spotify ja YouTube Music, eks ole, ja Garmini kelladel samuti Spotify olid ja Deezer ka allalaetavad, ehk siis valis omale playlisti või podcasti, mis iganes tahtsid, laadisid alla ja panid klapid kella külge ja kui sul ühendust ei olnud, siis sa kuulasid neid, eks ole. Ja siis nüüd märtsist kaob ära, märtsi lõpus kaob ära Fitbiti kelladelt see muusika allalaadimise võimalus. Ja minu arust uutel kelladel ei ole ka oma isikliku muusika laadimise võimalust enam, nii et arusaamatuks jääb. Iseenesest on see nagu pettumus nende inimeste, kes on seda kella ostnud ja siis on seda kasutanud ja oleks siis nii, see teenuse pakkuja pakkuja seda teenust, eks ole. Ei ole ju, tegelikult on see, et tootja või siis nii-öelda omanik, brändi omanik tahab selle süsteemi kinni panna. Miks? Keegi aru ei saanud, ise ei kommenteeri seda, eks ole. Üks tõenäosus ongi see, et nad üritavad siis kas siis Fitbiti brändi nii-öelda üldse jätta tarkvara brändiks ja teha kõik kellad nii-öelda siis Veeros põhiseks lõpuks, no mitte vanad mudelid, uued mudelid, mis tulevad kunagi tulevikus. Või teine variant on see, et jätta Fitbit siis selliseks nii-öelda sammulugejaks, eks ole, või selliseks väga lihtsaks pisikeseks seadmeks ja kõik kellad peaksid tulema siis Pixli või Veerosi brändi all. Aga no seda on võimalik teha ka ju tegelikult niimoodi, et sa teed uute seadmetega seda, mitte ei võta vanadelt seadmetelt omadusi ära, eks ole, see on nagu väga et Google on selle mõttes huvitav, et mõne koha pealt nad teevad nagu väga häid liigutusi, näiteks see, et eilsest läks kinni nende mänguplatvorm Stadia ja tegelikult kõik, kes oma seal mängu olid ostnud, maksti need mängud kinni või maksti raha tagasi, kõik, kes olid ostnud omale riistvara, puldi või mõne muu seadme, maksti see riistvara kinni ja lisaks sellega nad pultis ära ei võtnud, vaid nad jätsid selle alles ja nüüd mõni päev tagasi tuli uus softi uuendus, mis lisasta neile Bluetoothi toe, nii et tegelikult saad seda pulti edasi kasutada oma telefoni või arvuti või tahvli või mõne muu asjaga mängimiseks. Et see on Google'i poolt väga suuremeelne liigutus. Ja, seal on teistpidi, seal nad nagu teid asju juurde ja annavad sulle veel niisama, maksavad raha tagasi ja maksavad natuke peale ka sulle. Ja siin on nagu see, et nad võtavad 2 aastat töötanud asja ära, mis võib-olla oli selle sinu kellavaliku aluseks, eks ole. Et ma tean, et Fitbit mulle meeldib, seal on need äpid või need asjad, mis mulle istuvad siis spordi mõttes ja samal ajal ma saan kuulata siis offline'is muusikat ja nüüd seda enam ei saa teha, et see on, minu jaoks on see arusaamatu, aga kahjuks nii on, et kui teil on Fitbiti kell, siis pange tähele, et Deezer ja Pandora tugi kaob märtsi lõpust ära, nii et kus Deezer siiamaani pakub veel seda trialit kuu ajast, et see ennast huvitav. Aga Deezer ise ei ole, teenuspakkuja ise ei ole midagi selle kohta veel kostnud, et ainult Google pressi teada on siis praegu väljas. Mina siin vahepeal, kui me sellest edasi rääkides, mõtlesin seda, ma siin saates rääkisin ka, et äkki koliks YouTube Music peale Spotify'st üle, sest et YouTube Premium saab mul veebruaris läbi see prooviperiood, et äkki siis maksaks seda edasi, lõpetaks Spotify ära, aga siis ma jõudsin järeldusele, et ma küll tegelikult ei kasuta seda, aga üks asi, mis siinsamas paneb minu kella valiku peale mõtlema, on see, et ma olen eluaeg kasutanud Garmini kelli ja Garminil on ainult Spotify tugi ja Deezer ka, aga neil ei ole YouTube Musicut, eks ole, et see võttis nagu korraks mõtlema, et ma siiamaani ei tea, mida teha, sest et kuigi ma tegelikult ma kella peal väga muusikat ei kasuta, aga kui mul see huvi peaks tekkima, siis ma seda YouTube'i puhul teha ei saaks, eks ole, et kui ma Spotify'st loobuks. Kuigi ma ei tea, et vanasti oli see, et sul pidi olema Spotify tasuline teenus, et seda tarbida, kas see ka tasuteenusega tänapäeval töötab, seda peab uurima, et äkki on midagi see muutnud. Ma tean, et vanasti oli vaata see, et receiverite puhul oli ka see, et sul pidi olema premium konto. Aga ma ei tea, kas seda on muutnud või see on siiamaani niimoodi. Aga igal juhul selline uudis, mis positiivsetele uudistele siis lisaks natuke negatiivse hõnguga on. 2 lühikest uudist on meil veel. Samsung tegi uue 200 megapikselise pildisensori, mis tõenäoliselt tuleb siis S23 Ultra või mis iganes nimega uus Samsungi telefon tuleb, mis me 1. veebruaril
välja kuulutatakse, ega me ei tea tegelikult nime, eks ole, sest et ametlikku infot ei ole ja kuulujutte uskuda ei maksa, on ennegi eksitavad olnud. Nii et 1. veebruaril tulevad uued Samsungi telefonid ja ilmselt üks neist saab, see kõige kangem tõenäoliselt saab 200 megapiksli sensoriga. Sul on S22 Ultra praegu, eks ole? See on 108 megapiksli. Ja see on samamoodi, need suured zoomid ja värgid on ju väga efektiivsed. Jaa, need on väga head. Pilti teeb hästi, seal on, Samsung tegi siin vahepeal neid täiustusi, kus saad siis väikse lisaäppi ja sa saad teha nüüd neid öiseid kaadreid, öiseid täistaeva pilti saad teha. Mina ei ole kolleeg ja proovis ja ütleme nii, et ta tegi, no ikka nagu ikka pead tegema statiivi pealt. Ja ma nägin pilti, siis täitsa kummaline vaadata, selline asi on tehtud telefoni pildiga, täiesti ikka ilust tähistaevas läbi sükeste puude pillistatud pilved ja kuu ja kõik on ilusti näha. No ütleme nii, et kõrvaltvaatajana ütleks, et see on tehtud raudselt mingi väga hea kaameraga, aga tegelikult on telefoni foto, nii et tarkvara teeb siin juures sükest ikka suurt imet, et kui nad selle uue sensori ka väga hästi tarkvaraga tööle saavad, et siis, või tõenäoliselt töötabki. Aga see tarkvara annab alati ju tuunida. Igasugused erinevad lekked räägivad, et see fotokvaliteet pidi olema ikka veel märgatavalt paremini, et eks me sootame. Jah, ma olen samamoodi lugenud. Et tegelikult iseenesest 200 megapikslit see sensor iseenesest ilmselt on ise füüsiliselt suurem, aga ikkagi see piksli või see punkti suurus on väga pisik, eks ole, nii et ilmselt nad peavad seda tegema tarkvaras väga, väga ägedat tööd ja Samsung on teada, et nad oskavad seda teha, nii et selles mõttes põnev on vaadata, palju jäänud on paar nädalat ja siis on juba teada, mis toimub. Ainus asi on see, et ütleme, mis nendest teed selle kaameraga pildi ja sa saatma hakkad kuskile, meili peal sükust asja saata on päris karm. Jagasin meie Teamsis mingi aeg, oli vaja siin seoses tööasjaga oli vaja pilte jagada ja siis mina uhasin enda telefoniga järjest pilte teha sellest ja tegid ikka mingi 20-25 pilti korraga ja lükkad need kõik ju nii-öelda Teamsi puhul lenda siis nagu kuhugi kas siis tööserverisse, kus nad sealt lähevad. Siis ma pärast vaatasin 28 megabaiti üks pilt ja 32 megabaiti üks pilt ja 30 üks pilt ja see on 108 ja see on 108 sensor on see millega ma tegin, aga kui Outlook küsib tavaliselt saates, et kas sa tahad vähendada pildi mahtu või mitte, aga siis sinna sa jagad nagu need pilti üles ja mõtte, kus tuleb siis seda sellise sensori puhul, et 50-60 megabaidised pildifailid, nii et ja päris tihti on see, et erinevad sellised vestlusäpid, Teams, ma ei tea, kuidas ta käitub, aga näiteks WhatsApp ja Facebook Messenger ja sellised, nad nagu väga aktiivselt vähendavad neid pilti ise ja pakivad kokku ja lõpuks see, et kui sa paned enda poolt heas kvaliteedis pildi teele, siis teine pool ei pruugi seda nagu normaalse kvaliteediga üldse kätte saada. See tähendab seda, et see ongi mõistlikum võib-olla tõsta kuskil pilve lihtsalt ja jagada linki, mis on võib-olla ebamugavam, aga samas, kus on vaja tõesti, et see kvaliteet säiliks, eks. Jah, see lingiga jagamine on ka pärast peavalu. Saad Google Drive'iga tegelikult saad, kui sul on tasuline versioon, siis saad selle täismahus pilti ja saad seal jagada. Aga tahtega paras tegemine on, et kui sa vaatad, kui lihtsalt see põhimõtteliselt 1-2 klikiga, see käib sul mingi Messengeri või selle baasil käib, et klikk ja kohe sul on vestluses sees. Ja siis, kui zoomima hakkad, vaatad telefonis, zoomid välja, vaatad vestluses, zoomid pilti välja, siis on tõesti, see on ikka päris koledeks on see pildi kvaliteet seal sees tehtud. Nii et nende uute sensoritega, kus siis siis vist välja kuulutatult Samsung on esimene, kes seda 200 kasutab, tõenäoliselt tuleb see vasti ka veel mõndadele tippudele peale, aga see pildi andmemaht läheb meeletult suureks ka juba ja see on alles nii-öelda mitte siis nii-öelda nagu profi neid formaate kasutades, RAW formaat on tõenäoliselt veel suurem. Absoluutselt kõvasti suurem, kordades suurem ikka. Just. Seal on ka, et sul on teed pildi ja 100-150 megabaiti pilt, nii et siis sa hakkad mõtlema, et see 128 või 256 gigabaiti telefoni põhimäluna tundub täitsa ju hea idee juba, või ütleme 128 tundub juba siis jah, tõesti väike, 256 tundub täitsa okei. Praegusel hetkel oma telefonis, ma tean, mul on 256 gigabaiti sisemälu on, sellest töös on umbes 100 gigabaiti ja seal on videosid, pilte on kuskil paar tuhat pluss, aga nüüd, kui need korrutakse uue sensoriga, siis näed, kui kiiresti. Minul on, ma ei tea miks, aga mul on mingi siuke kiiks, et mul on kas 28, mul on ilmselt varasemast ajast väiksemate mäludega telefonide ajast jäänud, et ma üsna religioosselt kustutan või ütlen neile, nad ise küsivad tegelikult nii Google siis fotos kui ka Microsofti OneDrive, et kas sa tahad telefoni mälu tühjendada ja hoida pilves asju, siis ma ütlen, jah, tee seda ja seda, nii kui näen, et 50 giga või mingi 10 giga läheb, eks ole, puhtaks uuesti. Aga jah, et kui sa neid ära ei kustuta, hoiad telefonis, siis juhtub päris tihti, et sul siis telefoni mälu saab täis. Ja viimaseks asjaks räägime sellest, et kus äge sari on kohal väga-väga hinnatud, armastatud mängu Last of Us, mis on PlayStationi eksklusiiv, eks ole.
platvormil teda ei ole, aga ta on üks edukumaid, üks hinnatumaid PlayStationi mänge ja selle põhjal tehti siis sari. Viimased meie hulgast on siis eestikeelne pealkiri ja HBO poolt on ta toodetud, mis tähendab seda, et mujal maailmas on ta HBO Max platvormil saadaval, kuna HBO Max Eestis ei ole, siis Eestis on ta võimalik vaadata Telia TV-s, kas siis äpist või digiboksist. Kallimates pakettides on see juba hinna sees, odavamates tuleb siis selle HBO-st lisaks maksta juurde mõned eurod kuus. Aga sari on olemas, mina vaatasin, oli väga hea, aga näitlejad on seal juba tipptasemel, Pedro Pascal, kes mängib praegu igal pool, Mandalorianis ja muudes asjades, ja Bella Ramsey, kes mängis, andekas lapsnäitleja, mängis Troonide mängus, eks ole. Ja lisaks siis Anna Torv, kes on Eesti juurtega Austraalia näitleja, kes oli Fringe'is väga hea. Ja, Fringe'i seriaali ju. Ja mina ei ole mängu mänginud, ma olen seda mõelnud ja on jäänud ajapuuduse taha, aga sina oled ja sa ütlesid, et sa oled nagu väga sarnane ja väga hea. Mina olen sellest mängust tõesti ääretult lummatud, nii et olen mänginud selle 2 korda, esimese osa olen mänginud 2 korda läbi, teise osa olen mänginud 1 korra ja teine kord on hetkel pooleli. Aga esimene osa tegelikult avaldas tõesti muljet, mis on kogu see story sel juures ülesehituselt on väga hea. See on see story on ju tegelikult selline, see filmi alguses või seriaali alguses on tegelikult seda seletakse hästi lahti ka, mida näiteks mängu alguses nii põhjalikult võib-olla polnudki, seriaali alguses isegi oli see reaalsem see, et kuidas ja milles see nii-öelda maailma lõpu teooria seal üldse peale nagu hakkas, et see on tegelikult meie maailmas täiesti võimalik teema, kas ta muidugi nii fataalselt nagu seal on, aga muidu see võrdlus nüüd siis mängul ja seriaalil on ikka üllatavalt hästi tehtud, et põhimõtteliselt, kes mängu on mänginud võib-olla või värskelt on mänginud ja mäletab seda hästi, siis seriaal läheb praktiliselt 1-1, et kui tihti on mängu järgi tehtud seriaalid, on natukene võib-olla sellised kiirevaatelisemad ja sellised nagu hüplikumad, et natukene kiiremini läheb asi edasi, siis esimene osa sellel seriaalil oli küll täpselt selline, et põhimõtteliselt nagu hakkaks mängu otsast peale mängima, et sa vaatadki nagu step by step kõik asjad läbi. Ja kes veel mängu nagu proovinud pole, siis tõesti soovitan, ta on päris hea hinnaga, on juba olemas PS4-le, PlayStation 5-le, nii plaadikandjad kui digitaalsed versioonid. Nii et selliseks maailma lõpu stsenaariumite austajatele siis tõesti täitsa selline must be mäng, et ta küll on tõesti ainult PlayStationile, et ühelegi teisele platvormile teda saada pole. Ja et need, kes on PlayStation 4 omanikud ja ei ole veel mänginud, siis praegu on igal juhul juba nagu sellise vanema mängu hinnaga 19.99, mis on päris hea hind. Ja teine osa on siis 39.99 ja PlayStation 5 versioon esimest osast, ehk siis uuendatud versioon on 79.99 nagu PlayStation 5 mängud enamasti on. Ja vist esimene osa äkki on see, kui kasutad neid PlayStation Plussi Essential versioonil ta vist sees pole, aga premium versioonis äkki vist oli tal seal juba nii-öelda mängulistis sees ka, nii et saad ka siis sealt seda endale kasutada. Nii et kes sellist stiilis mängu nagu harrastab, ikka tõesti soovitan mängida, proovida, väga huvitav story, mängitavus väga hea ja just see on see, et kui minul on see, et väga tihti on mängudel jätan nagu need jutupooled jätan vahele, siis see on üks mäng, kus ma olen otsast lõpuni kõik videod, kõik asjad ära vaadanud, et ja siis story on niivõrd hea, et sa reaalselt ongi vaatad ja kuulad lihtsalt kõik asjad ära, mis nad räägivad, kes käis ja kuidas käis ja kes keegi kuskil on, ja muidugi mängu teine osa, see on, kui nüüd story läheks või õigemini seriaal läheks ka veel nii kaugele kaasa, me seda veel ei tea, eks. Esimese osa baasil me näeme, aga teine osa on veel parem. Okay. Nii et see sõltub tegelikult ju sellest, et kui edukaks see sari lõpuks jõuab, eks ole, või esimese osa põhjal võib arvata, et väga edukaks, sest et ta oli üks kõige aegade kõige edukumaid esilinastusi ja mulle meeldib selle juures see, et nagu sina ütlesid, mina küll ei tea, aga kui sa, kuna sa oled mänginud, siis et see on nii 1-1 tehtud, mulle meeldib, kui asjad on tehtud nagu algmaterjali põhjal. Witcher oli suhteliselt sarnane, mitte väga sarnane, ma olen üsna pettunud selles, et Halo oli päris teistsugune ja kui on mängu põhjal, eks ole, ja raamatu põhjal, siis näiteks Expanse muideks oli väga-väga sarnane raamatule, aga näiteks Asimovi Foundation oli täiesti teistsugune kui raamat ja see oli väga suur pettumus, et oli küll nagu ilus nägi välja ja oli huvitav ka, aga täiesti teine sisu kui raamatul, nii et
et selles mõttes mulle meeldib, et see Last of Us ja muidugi näitlejatööd on suurepärased. Aga selle mõttega me seekord saate kokku tõmbame, mängige Last of Us, kui te veel seda ei ole teinud, vaadake sarja, see on väga hea, kui teilt selline tark või selline natukene, ma ei saa öelda masendav, aga selline tumedam seiklussari meeldib ja järgmine kord räägime järgmistest asjadest, et seekord anname kuulamast, tuletame meelde, et kui te tahate meile teada anda, millest me võiksime rääkida, siis kirjutage meile, meie meiliaadress on saade@euroniks.ee, loeme läbi ka kõik postitused, mille te olete teinud meie Facebooki ja Instagrami postituste alla ja teeme saadet vastavalt sellele, nagu teie meile ettepanekuid teete. Meie täname kuulamast. Kena päeva!